Spordipäev on alati üks aasta kõige oodatuim sündmus. Sel päeval ei võta üksteiselt mõõtu ainult Sidrunimaa elanikud, vaid üle laia ilma tulevad kokku ka igasugused muud põnevad neljarattalised. Melu spordipäeva ümber on alati meeletu ja kõik lõbutsevad sajaga, ent kõige olulisem on sel päeval olla kiire, kohe väga kiire. Suurem osa Sidrunipere liikmetest teevad sporti puhtast rõõmust. Liikumine on ju ometi tervislik ja mootorile peab aeg-ajalt tööd andma, et see ära ei manduks. Mõne Sidrunimaa liikme jaoks ei loe ka miski muu peale võidu. Tähtis on ju võit, mitte osavõtt. Aastaid oli Sidrunimaa esisportlaseks võitmatud C4, aga viimasel ajal on ta oma spordimantli nooremale vennale C3-le loovutanud. C3 jaoks oli tema vend alati kõige suurem eeskuju olnud. Ja nii on ta spordipäeva eel alati äärmiselt keskendunud. Ta ei taha ju kuidagi vennale pettumust valmistada. Ühel järjekordsel harjutusringil jäi C3 ühtäkki ootamatult seisma. Temaga koos treeninud C4 ei saanud esmalt arugi, et vend seisatas ja tuiskas täiskiirusel edasi, ent märkas siis mahajääjat ja tagurdas ligi. Noh, vennas, mis nüüd lahti? Natuke vara puhkad. Järgmisel nädalal on võistlused ja pärast seda puhka nii palju kui jaksad, küsis C4 muretult. Ent nägi siis venna väsinud pilku. C3 ohkas sügavalt, nagu tema hingel lasuks maailma kõige suurem koorem ning poetas siis imevaikselt. Tead, mul on kuidagi jube kehv olla. Kuidagi üldse pole jaksu. C4 oli noorema venna seisundit kuuldes just kui tõkkepuuga pähe saanud. Ta polnud kunagi varem näinud, et alati enesekindel noorem veli oleks nii väetike. Järelikult pidi mure olema tõsine. Põdurat vennast oli nii rõhuv vaadata, et C4 otsustas kindluse mõttes Sidrunite kiirabi ehk autoabi kutsuda. Õnneks on Sidrunite kiirabi saadaval ööpäev ringi ning nii ei pidanud puksiiri kaua ootama. Oh, sa issand, mis siin veel sünnib? Te peaksite ju järgmisel nädalal võistlema ja võitma. Mis nüüd küll saab? Oli ka Sidruniabi rabatud, kui nägi kohale sõites, et teepervele on jäänud Sidrunimaa kõige parem sportlane. Sidruniabi võttis C3 kukile ning sõnas kindlameelselt. Siin ei aita muud kui arsti juurde minek. Sihtkohani oli veel jäänud mõnisada meetrit, aga C3 tundis iga kere osaga, et jaksu jääb järjest vähemaks. C4 tuled muutusid venna abitut olekut kõrvalt vaadates järjest murelikumaks, ent Sidruniabi püüdis teda rahustada. Ärge muretsege, kohe oleme päral. Jumper teeb C3 terveks. Kui abivajajad kohale jõudsid, oli isegi Jumper kohkunud. Targa Sidrunina oli ta elus kõike näinud, kuid sellises seisust C3 mitte kunagi. Ta tegi murelikult hädalise ümber paar tiiru, koputas paar korda kapotile, vaatas sügavalt C3 väsinud tuledesse ning küsis siis kahtlustavalt. Räägi, C3-ke, mis sa viimasel ajal söönud oled? C3 võttis oma viimased jõuraasud kokku ja mõtles sügavalt tagasi oma viimastele päevadele. Alguses ei tundunud midagi kahtlast, ent siis tuli tal midagi meelde. No, tegelikult meenub mulle üks seik küll, poetas hädine Sidrun. Ja nii rääkis C3, kuidas ta oli eelmisel õhtul läinud ilma vennata väikesele sörksõidule ning jõudnud suurele Teedemäe jalamile. Seal asus hiigla suur ristmik, mis koosnes tuhandetest viaduktidest, käänakutest, mahasõitudest, tõusudest ja langustest. Tohutule vaatepildile lisasid kustumatu mulje tuhanded kirkalt säravad tänavavalgustid. Teedemägi säras värvilistest liiklusmärkidest, mis suunasid tuhandeid liiklejaid erakordse täpsusega soovitud sihtkohta. Valgusfooride kollased, punased ja rohelised tuled lisasid mäele unenäolisi, ent siiski hirmutavaid toone. Ta polnud märganudki, et oli jõudnud Sidrunimaa piiridest välja. Kuna aga nälg näpistas,
ja ta nägi mööda sõites üht tanklarestorani, otsustas ta seal einestada. No jaa, nüüd näib kõik selginevat. Ma ilmselt tean, mis sind vaevab, ütles Jumper rahustavalt. Jumper tõi välja põnevad diagnostikamasinad, ühendas neid patsiendi külge ning saigi oma hinnangule kinnituse. Jaa, tark masin näitabki, et oled söönud kehva toiteväärtusega salakütust, nentis Jumper asjalikult. C4 vaatas doktor Jumperit väga mureliku näoga ning küsis siis nii valulikult, nagu ta kardaks vastust rohkem kui foori tuld. Aga mis nüüd meie parimast sportlasest saab? Jumper vaatas oma elutarga pilguga kordamööda sügavalt mõlemale vennale tuledesse ning ütles väga tõsisel toonil. Ärge muretsege, kõik saab korda, ent pange mõlemad väga hoolikalt tähele, mis ma nüüd ütlen. Jumper võttis oma targast põuest ehk kabiinist ühe paksu targa raamatu ja luges vendadele sõnad peale. Õige toitumine on hea elu alus. Olgu trenn, kool või töökoht. Hea enesetunne algab söögist ja ole mureta. Kui nüüd ennast hoiad, oled ka järgmisel nädalal võistlusvormis. Ja nii sai C3 teada, kui oluline on õige kütus ehk toitumine.